räägime tuulest, täpsemalt sellest, kuidas saada aru, kust poolt tuul puhub ning kuidas ta meie heaks tööle panna. Kas oled kunagi mõelnud, kuidas teha kindlaks, kust poolt tuul puhub? Kõige lihtsam viis selleks on kõigepealt pesta ära käed, seejärel teha sõrmeots märjaks ja tõsta ülesse ning sealt poolt, kus sõrmel külm hakkab, sealt poolt puhubki tuul. Teine viis on aga vaadata erinevaid objekte, näiteks kuhu poole on lipp suunatud või kuhu poole on suunatud tuuleveskid ja tuulegeneraatorid. Ja täna proovimegi teha enda tuuleratta, mis pöörleb samamoodi nagu tuuleveskid tuules. Ning seejärel saame ka selle põhjal hinnata, kust poolt tuul puhub. Et teha oma tuuleratas on meil vaja paberit. Mina kasutan täna sellist punast A4 formaadis paberit, kuid kui sul on juba ruudukujuline paber olemas, siis kasuta julgelt seda, sest esimese sammuna teemegi sellest paberist ruudukujulise paberi. Selleks voldime ühe nurga diagonaalis üle siia teise ääre peale. Ning kui nüüd paberi siit kohast ära lõikame, jääbki alles meile ruudukujuline osa. Nii et lõikame ta ära. Kääre kasutades ole ettevaatlik ning vajadusel küsi lapsevanema või õpetaja abi. Ning kui nüüd selle lahti voldime, siis meil ongi ruudukujuline paber. Järgmisena voldime siia sisse ka teistpidise diagonaali. Selleks paneme vastasnurgad kokku ning vajutame siia sisse ka teise diagonaali. Nüüd on meil ruut kahe diagonaaliga ning võtame käärid ja lõikame mööda neid diagonaale sisse sälgud. Need sälgud ei tohi jõuda siia keskele kõik omavahel kokku, vaid peaksid lõppema ära umbes siin kolmandiku peal. Kui kääridega lõigates on seda punkti keeruline hinnata, siis märgi siia pliiatsiga kriips, et sa teaksid, kuhu maale lõigata. Seejärel jälle ettevaatlikult kääridega hakkame lõikama. Nüüd on kõik diagonaalid lõigatud ning hakkamegi moodustama labasid meie tuulerattale. Nagu näeme, siis moodustub selle ruudu sisse justkui 4 kolmnurka. Valime ühe nurga, seekord parempoolse, ning toome ta siia keskele kokku. Fikseerime selle nurga siia liimiga ning too see nurk siia peale. Nüüd keera paberit, nii et sul on ees järgmine kolmnurk ning täpselt samamoodi parempoolse nurga toome siia keskele kokku. Taaskord võime lisada natuke liimi, et ta püsiks. Ja täpselt nii teeme iga nurgaga. Kui 4 nurka on siia keskele kokku toodud, siis näeb meie tuuleratas välja selline. Nüüd liigume edasi tuuleratta kinnituse juurde. Selle jaoks otsi välja väike tükk pappi ning lõika siit selline pisikene ruuduke. See ruut aitab ühtlasemalt hoida kinni meie tuuleratast. Seejärel otsi nööpnõel ning torka auk läbi selle väikese papiruudu keskkoha. Kui nõel on läbi papiruudu, siis torkame sellega läbi meie tuuleratta. Kui su tuuleratas on vahepeal ennast lahti voltinud, siis too need nurgad taas keskel kokku ning hoia neid siin näpuga nii kaua, kuni saame nööpnõela läbi torgatud. Ettevaatlikult siin, et sõrme ei torkaks, küsi abi lapsevanemalt või õpetajalt. Papp on nüüd siin peal ja hoiab tuuleratta labasid kinni. Teisele poole lõikame natuke suurema tüki pappi. Sellest samast tükist saame lõigata välja suurema ruudu ning nööpnõel mingu läbi ka selle ruudu keskkohast. Nüüd on vaja ta kinnitada vaid kõrre külge. Lõikame kõigepealt kõrre otsast hästi pisikese tüki, umbes sentimeetri pikkuse, ning paneme selle nööpnõela läbi selle väikese kõrre tüki. See aitab rattal paremini keerelda. Ettevaatlikult siin, et sõrme ei torkaks. Nüüd on kõrre tükk
siin nööpnõela otsas ning jäänud ongi veel vaid tuuleratta kinnitamine kõrre külge. Selle jaoks torka nööpnõel läbi kõrre otsa. Nööpnõela terav ots jääb siit tagant välja paistma. Et see oleks ohutum, siis lisa siia väike tükike plastiliini või korki. Nüüd vaatame, kuidas tuuleratas kõige paremini pöörleb. Selle jaoks saame tuuleratast keerutada ümber enda. Et näha, kuidas tuuleratas pöörleb, kui tuul puhub talle otse vastu, siruta käsi välja ja keera tuuleratta esimene ots liikumissuunda ning nüüd keeruta. Näeme, et ratas pöörles väga hästi. Proovime nüüd, mis saab, kui tuul tuleb tuuleratta peale tagantpoolt. Ratas pöörleb, aga üldse mitte nii kiiresti, kui õiget pidi liikudes. Ning viimaseks proovime, kuidas pöörleb tuuleratas külgtuulega. Selle jaoks hoia tuuleratast nõnda ning tee taas üks tiir. Nii ei pöörlenud tuuleratas peaaegu üldse. Seega teame, et tuuleratas pöörleb kõige paremini, kui tuul puhub talle otse vastu. Ning nüüd saadki minna õue. Mõelda, kust poolt tuul puhub ning keerata tuuleratta sinna poole. Kui tuuleratas pöörleb nõnda kõige paremini, siis järelikult sealt tuul puhubki.